Oled sa valmis tegema sellest suvest ühe tõeliselt meeldejääva seikluse? Selles lühikeses ülevaates paneme kokku täpselt selle teadmiste pagasi, mida sul ees ootavaks retkeks vaja läheb. Ja mis kõige lahedam, täna oled just sina selle seikluse peategelane. Me kipume tihti unistama maailma avastamisest, aga tegelikult unustame, et need kõige põnevamad retked algavad sageli otse meie enda koduõuelt või kuskilt lähedal asuvast metsast. Nii et sukeldume kahe teemasse ja vaatame, milliseid lahedaid ja praktilisi nippe meilt suveks tarvis läheb. Meil on täna plaanis 5 kiiret teemat. Suve nutikas planeerimine, tehnoloogia kasutamine looduses, isikliku seiklusvarustuse meisterdamine, varjualuse ehitamine ning viimaseks, kuidas saada puhast vett ja teha üht eriti ägedat lõkkatoitu. Lähme asja kallale. Esimene osa, suve planeerimine ja ohutus. Jah, just see on iga eduka retke vundament. Tead seda vana head Eesti ütlust, et enne kui Pariisi minna, tuleb nuustakule ära käia. See peab absoluutselt paika. Tänapäeval tahavad kõik kangesti kaugele reisida, et näha, kas seal on ikka sama äge nagu filmides. Aga tegelikult ootavad need tõelised vinged avastused meid tihti hoopis kodumaal. Kas või meile järle ääres, suvelaagris või kuskil vanavanemate talus. Haara süber kaasa, minge avastage kohalikku loodust. Seiklus ei pea ootama kuskil ookeani taga. Aga enne kui metsa tormad, pea kinni ühest kuldreeglist. Ja ma ei tee nalja, see pole lihtsalt mingi igav kohustus, vaid usud või ei, iga professionaalse maade avastaja tõeline supervõime. Ütle alati mõnele täiskasvanule, kuhu sa lähed, kellega sa seal oled ja mis plaanid teil on. Olenemata sellest, kui kogenud seikleja sa oled, kui midagi peaks ootamatult viltu minema, on see info sõna otseselt mõttes elu päästev. Ja hei, kui midagi juhtuhki, siis ole julge ja kasuta neid esmaabivõtteid, mida sa koolis õppinud oled. Liigume edasi teise osa juurde, nutikas matkaja looduses. Vaatame, kuidas moodne tehnoloogia ja metsik loodus omavahel perfektselt kokku sobitada. Sa ei pea oma telefoni koju jätma, kui metsa lähed. Loodus ja tehnoloogia saavad tegelikult töötada ideaalses harmoonias, et su matk oleks nii turvalisem kui ka lõbusam. Mõtle oma nutiseadmest kui seikleja tööriistavöö kõige olulisemast vidinast. Kas oskad näiteks vaadata, mis silmataksad lubab? Või tead sa, kuidas kaardil on täitsetud mets, lagendikud või teed? Väga oluline küsimus, kas sa oskad vajadusel kiiresti oma asukohta jagada, kui peaksid ära eksima? Kujuta ette, sa saad telefoni isegi täiesti tundmatute taimede määramiseks kasutada. Tee see väike nimekiri anneminekul kindlasti koos vanematega läbi. Telefonist on muidugi mugav vaadata marsruuti, aega ja vahemaad. Aga siin on sul üks tõelise navigatsioonimeistri nipp. Harjuta korraga nii nutitelefoni kui ka vana hea paberkaardi kasutamist. Miks? Sest olgem ausad, telefoni aku ei kesta metsas igavesti. Kui ekraan piltlikult öeldes mustaks läheb, on paberkaart sinu kõige parem sõber. Kolmas teema on nüüd tõeliselt praktiline. Meisterda ise oma seljakott. Teeme vanadest teksadest korraliku seiklusvarustuse. Nii, talvisest koolikotist on meil kõigil juba ilmselt pisut tüdimus peal, eks? Ja mingi tavalise kilekotiga ei lähe ju ometi keegi metsa seiklema. Seega, teeme ise midagi ägedat. Sul läheb vaja vanult teksapükse, mida sa enam ei kanna, ühte vana vööd või tugevat nööri ja 2 paksu riideriba, umbes 10 cm laiusi ja 1,5 meetri pikkusi. Kõigepealt aja vöö läbi pükste ülemiste rihma-aasade. See tõmbab koti suu ilusti kinni. Seejärel seob pükssääred alt nende paksude riideribadega tugevalt kinni. Ja viimase sammuna kinnita samade riideribade vabad otsad pükste tagumiste ülemiste aasade külge. Need ribad toimivadki nüüd su uue koti õlarihmadena. Vaata vaid seda tulemust. Nii lihtsa see ongi. Kujuta ette, sellise ise tehtud taaskasutatud seljakotiga näed sa metsas ikka väga stiilne välja. Paki lihtsalt oma uhiuus looming vajaliku kraami täis ja sa oledki minekuks valmis. 4. osa, varjualune ja suvine jahutus. Ehk siis, kuidas ehitada metsa sulualust ja peletada kuumust. Eesti suvi on küll soe ja ilus, aga ilm on metsas tihti väga ettearvamatu. Seepärast on varjualuse ehitamise oskus iga maade avastaja jaoks absoluutselt hädavajalik. Teeme midagi, mis meenutab veidi hokiväravat. Esiteks, leia koht, kus tuul kärget läbi puhub. Seo üks pikk ristpuu 2 puu vahele või toesta see teevestega. Siis lao pikemad teibad kaldu vastu seda ristpuud ja nüüd pane tähele üht megatähtsat detaili. Mida püstisem ehk järsema kaldega su katus on, seda paremini kaitseb see vihma eest, sest vesi voolab sealt kiiremini alla. Lõpetuseks topi kõik teevaste vahed maha langenud oksi ja sammalt täis, et seinad tihted saaksid. Ja just siin on meeskonnatöö täiesti asendamatu. Koos tegutsedes valmib sammaldest ja opstest metsa alla tõeliselt hubane peidupaik.
lihtsalt jälgi, et see servapuu oleks piisavalt kõrgel ja sa mahuksid sinna alla ilusti istuma. Muidugi võib varjualusega kiledes teha, aga selline isetehtud looduslik lahendus, see annab ikka selle õige ja ehtsa sõikleja tunde. Okei, varjualune on valmis ja sa pääsed istuma, aga ilm on väljas metsikult lämbe. Mis siis teha? Meisterdame ühe ülilihtsa isikliku lehviku. Otsi 7 jäätisepulka, toksi väikse naelaga iga pulga ühte otsa auk ja seo need sealt traadiga kokku. Nüüd laata pulgad tugevale kartonnile laiali, nagu lehvik, nii et ülemine serv oleks umbes 20 cm laiune. Lõiga kartonnist välja umbes 10 cm kõrgune kate, joonista sinna peale midagi lahedat ja liimi see pulkade külge. Valmis ta ongi. Nüüd ei pea sa enam kunagi kuuma käes tuulekäest ootama. Sa saad luua oma isikliku värskendava tuuleiili täiesti ise. Nii lihtne ja loov. Ja olemegi jõudnud viimase osani. Puhas vesi ja lõkketoit. See ongi kogu ellujäämise tõeline tuum. Kujuta ette, et oledki päriselt metsas ja vajad juua või soovid süüa teha. Kogu vett ei jõua ju kodus kaasa vedada. Seega on superkasulik oskus loodusest vett leida ja seda puhastada. Sa vajad 2 nõudu. Esimene reegel, võta vett kindlasti voolavast veekogust nagu oja või allikas. Ja nüüd tuleb appi üks tõeliselt ootamatu, aga töötav lahendus. Sinu enda puhas sokk. Just nimelt, topi selle sokki sisse sammalt, majapidamispaperit või lausa teene sokk ja lihtsalt vala vesi läbi selle filtri oma teise nõuse. Kuid pane nüüd väga hoolega tähele, see on elutähtus. Selline filter eemaldab küll puru ja sodi, aga bakterite hävitamiseks tuleb seda vett alati hiljem lõkkel keeta. Alati. Vett valades ja sokki hoides on muideks sõbra abikäsi väga suureks abiks. Selline reaalne käed küljes praktika on hoopis midagi muud kui niisama rääkimine. Kui te neid teadmisi päriselt rakendate, tunnete end kohe kordades tugevamatena ja turvalisematena matkajatena. Aga stopp! Enne kui me asume mune küpsetama, peame korraks rääkima tulest. See on meie teine ülimalt kriitiline ohutusreegel. Lõket tohib teha ainult, ja ma mõtlen seda tõsiselt, ainult selleks ette nähtud kohas. Suvised metsatulekahjud on hiiglaslik risk, seega on meie kõigi vastutus hoida tule tegemine ohutuna nii meile endile kui ka loodusele. Nii, ohutu koht on leidud, suurepärane. Nüüd läheb põnevaks. Võilevad on muidugi okei, aga teeme midagi ägedamat. Toored munad lähevad seljakotis ju ruttu kakki, aga kas sa teadsid, et neid on imeline küpsetada apelsini koores? Kujuta ette, lõikad apelsini pooleks, pistad sisunahka, lööd toore muna otse sinna tühja koore sisse ja tõstad selle ettevaatlikult kuumadele südele. Umbes 5 minuti pärast on sul olemas mõnus sooeine, mida saad otse koores süüa, päriselt kui geniaalne ja loodussõbralik see on, eks? Ja nii olemegi selle ülevaatega lõpule jõudnud. Oled nüüd ametlikult varustatud teadmistega, kuidas ohutult planeerida, varustust meisterdada ning metsas vett ja toitu valmistada. Niisiis, mul on sulle üks väljakutse. Mis on sinu see kõige esimene suvine seiklus, kus sa plaanid neid uusi oskusi päriselt testida? Mine õue, kasuta neid nippe ja tee sellest suvest üks täiesti unustamatu elamus. Näeme metsas!